kaunis Sandra on aidanud sadadel inimestel omale kodu leida ning täpselt sama paljudel ka see maha müüa. Nii kohtub ta päevast päeva uute inimestega ja töö ei muutu kunagi üksluiseks. Mulle meeldib see, et siin ei ole rutiini. See ei ole selline töö, et sa lähed kell 8 tööle ja kell 5 viskad pastaka nurka ja arvuti kotti ja ütled aitab. Et see erinevad inimesed, erinevad olukorrad, erinevad probleemid ja nende lahenduste leidmine. Et mina ise olen endale mõtestan selle nõnda, et minu jaoks ei ole tähtis see suur rahanumber, mida ma kõik silme ees tahaks näha. Aga minu jaoks on tähtis see, et ma saan olla inimese jaoks kasulik. Et ta saab uue kodu endale, ta saab oma probleemid lahendatud, tal on mingid dokumentatsiooniprobleemid või on selles suhtes, et see järjest rohkem on päevakorras. Et see kinnisvaramaakler, ta ei ole enam see, mis on kuidas ma ütlen, et uksehoidja ja vahendaja, vaid ta on ikkagi konsultant. Nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid soove ja kodusid. On kallimaid ja odavamaid. Ma olen müünud ilmselt Otepääl kõige odavama korteri. Ma ei mäleta hetkel, palju ta oli, kuskil 7000 vist või ei olnud rohkem, oli 10 000. Aga kõige kallimad tehingud on ilmselt ikkagi uusarendused, sest me müüsime siin eelmisel aastal arendust 3 venda. Seal oli minu kõige kallim üks 5. korruse korter, suur korter suure terrassiga. See oli minu, ma arvan, kõige kallim tehing. Et ma võin seda avaldada, aga suurusjärk on üle 250 000 minu. Üsna tihti, nagu näiteks selle, Tartus asuva korteri puhul tuleb maakleril omanikule enne müüki mõned põhitõed selgeks teha. See kodu oli enne Sandra sekkumist juba aasta müügis olnud. Maakleri või konsultanti roll on nõustada inimest, mis on see reaalne turuväärtus. Et kui sul tuleb ostja, et sa reaalselt ka pangalaenu saaks. Et kui me ostjate ootused on nii kõrged, siis ta raiskabki väga palju aega. Et selle korteril on väga palju plusse, aga selles suhtes alustada tuleb ikkagi õigest hinnast ja kui see on aasta aega ära raisatud tegelikult. Et ma ise näen seda, et maakler peab oma klienti nõustama nii dokumentide kui ka hinna osas. Teine hea näide on selle majaga seoses. Omanik üritas seda samuti omal käel juba aastakese tühja karbina müüa. Tõesti, et kinnine karp ilma siseviimistluseta, aga mida me siis näeme, et turul ostjad ostavad ikkagi valmis asja. Et inimestel ei ole üldjuhul ikkagi seda vaba raha, et seda lõpuni valmis ehitada. Neil on lihtsam osta seda pangalaenuga tervikut. Ja selle tõttu me alustasimegi, vaatasime üle kogu maja planeeringu, elektriprojekti, kaasasime sisearhitekti ja sisekujundaja, kes valib välja need tõesti, et me oleks maitsekas, see sisekujundus ja see oleks selline, mida ostjad tahavad. Sandra on õppinud Maaülikoolis kinnisvara planeerimist ja peale seda asuski juba 10 aastat tagasi tööle Toomus kinnisvaras. Lisaks on ta ka Eesti kinnisvaramaaklerite koja liige. Eesti kinnisvaramaaklerite koda on ühing, kus on liikmeks siis tegevmaaklerid ja meie missioon või eesmärk on tagada läbi oma koolituste, et meie liikmed oleks pädevad, et nad suudaks tagada kvaliteetset kinnisvara vahendusteenust. Et me tegeleme pidevalt koolituste korraldamisega, et me mitte ei koolita ainult oma koja liikmed, ka kõiki teisi, et me kutsume ennast, et koolitused on avalikud. Siis me korraldame kutseeksameelseid koolitusi, me viime läbi kutseeksamit ja anname välja kutsetunnistusi. Et selline pidev areng kogu aeg, et see juriidiline pool, mis on võib jääda päris mitmel maakleril nõrgaks, siis seda me tahame hoida seda taset, sest et see on see kõige raskem pool. Just maaklerite koda valiski Sandra möödunud aasta lõpus aasta maakleriks.